me kolime jälle. Selle võib võtta või? Jaa. Ühesõnaga, me sõidame homme ära. Me sõidame Melpsi, oleme nädal aega Melpsis ja siis sõidame Adelaide'i ja siis ilmselt oleme nädal aega Adelaide'is ja siis sõidame uuesti Austraaliasse. Ja hakkame seal tööd tegema, mis on siis Esperances, mis pidi olema mega ilus, ühed Austraalia kõige ilusamad rannad. Nii et ühesõnaga me peaks seal olema juunist kuni jaanuarini, sellepärast et oktoobrist hakkab harvest, see on siis viljafarm ja see mees ilmselt tahab, et me jääks ka harvesteri ajaks, mis tähendab seda, et me lõpetaks seal töö alles jaanuaris, ehk siis me läks 8 kuud seal. Praegu on 8 kuud oldud. Ühesõnaga, nii et siit hakkavad seiklused. Meil on Melpsist Esperance'i on 3900 kilomeetrit, nii et sõita saab palju. Ühesõnaga, eks näis, vaatab kui homme sõitma hakkab, aga praegu pakime. Tere hommikust, on 20. aprill ja me alustame just starti. Näe, vaadake, siin on kohalikud aussikad, kellel oli nii põnev praegu, et 2 Biffilist on kaameratega istuvad siin ja käisime just hommikust söömas ja nüüd hakkame sõitma. Kõigepealt käime selle Soolajärve ääres uuesti ja siis, sest see jääb tee peale ja siis sõidame Melpsi. Näe, vaadake nüüd, need härrad, mis see askendab siin? Meil on kusjuures, seekord on meil väga hästi pakitud, meil on asju nii palju vähem ja meil siin taga on päris palju ruumi. Sa saab seda panna YouTube'is on illegaalne siin riigis. Ei ole hullu. Lähen vangis, on sinu süü. Ühesõnaga 5,5 tundi sõidame ja siis oleme Melpsis ja siis vaatame, mis edasi saab. Väga mõnus ilm on, aga külm on. Ma ei tea, palju kraade näitab isegi praegu. Ühesõnaga, jah, alustame enda teekonda. Auto on nii mõnus puhas praegu. Käisime, tegime, koristasime ära, et oleks pikka sõitu hea teha. Ja jah. See you later, alligator. Imeline ilus, päike paistab, käisime järve ääres. Mingi tuberkuloos on tabanud. Ja nüüd suundume. Seal on järv. Ja nüüd lähen Melpsi ära. Päike paistab, mine mitte midagi. Vaatame, kas tuppaga saame, sest et see on nii nutimaja, et seal mingi QR-koodiga saab välisuksest sisse. Aga see QR-kood ei tööta. Nii et ühesõnaga, ma ei tea, mis saab. Vaatab, mis saab. Hakkavad mäed tagasi tulema juba. See sisemaa oli siin nii lame. Täiega armsad siuksed väiksed soundid meil teega. Nagu täiega muusikud. Siuksed hästi väiksed, hästi rahulikud. Täiega see kuusa vaid.
kohal majutuspaigas. Parksime ära. Siin me magame. Siin me magame. Ja nüüd lähme Lihtikülasse ja kohe näete korterit ka. Aga väga nunnu linn on. Siia sõites oli juba väga vaatarat asja värki ja kuidas kommenteerid linnapilti? Ilus. Illus? No, veits siuke Kopli vibe. Siin või? Muidu on väga fancy. Muidu on fancy, kõik käib kiibiga. Halleluja. Suur metrojaam või rongijaam? Kuhu me kõnnime? Tex-Mex. Siis TK-Max. Ühesõnaga, tahtsin linnapilt näidata, aga praegu ei tulnud välja. Seal on üks mega kõrghoone. Aga muidu see on täpselt nagu Tallinn, on ju? Nagu täiega Tallinna vibes. Majad on ilusamad. Ei ole nii lagunenud. Aga linnapilt ise on selline, nagu siin on mingi graffiti ja tundub siuke räpane veits võrreldes nagu teiste Siit oleks räpane. Ja. Ja siin oli just üks kodutu magas ka siin enda koeraga. Ühesõnaga, ta on nagu hästi mõnusa kulgemisega linn ja nagu siuke, ma ei tea, ta on nagu mõnus, aga ta on nagu Tallinn. Mulle ei meeldi. Ja lollu, lähen vaatame, kuhu me jõuame. Väike peatus. Shoppingu vaheline peatus. Mis oli muidu teha? See kana on nagu süda, nagu murtud süda. Tere! Ühesõnaga, me jõudsime eile siia ja me olime nii pisid, et me ei jõudnudki house touri teha. Ma teen teile nüüd house touri. Põhimõtteliselt siin välisuks, tõtsid sisse, siin omaniku perepildid. Siin on meil väike tagasihoidlik köök, siin on laud, meie suurtuba, vannituba, siin mingi operatsioon. Siin on Anneli-tuba ja siin on meie tuba. Me hommikust on kardinad veel siin eestimoodi. Aga jah. Täitsa mõnsa on ja no tõesti väga ilus vaade. Näitan teile kohe. See on ülilahe malelaud käsitöö nuppudega. Väga lahe. Ühesõnaga siuke mõnsa. Ja käisime siis täna shoppingul. Ostsime mingi 100 asju kokku. No okei, mitte päris nii palju, aga nii mõnigi uus asi sai soetatud, sest meil on nii jahedaks läinud, et oli vaja kohe mingeid sooja riideid. Sai veits neid otsida ja siis mina ostsin endale ka ehteid ja ühed kitsid ostsin ka veel. Ma olen ülipikalt tahtnud platvorm Converse ja siis nüüd ta olid nii odavad. Need olid mingi 63 toltsi vist. Räiged oled olid. Me käisime siin mingis outletis. Ma pärast näitan ka teile. Siin juba tõmbas kerra ära. Kodanik on väsinud. Mu selg nii valutab. Sama väike süntesaater. Siin on glitterid või? Ma lülitasin ta välja, mul oli vaja laadida. Nice. Ühesõnaga siuke on lugu. Vaatame, mis õhtuga teeme. Täna oli siis esimene päev siin. Oleme nädal aega siin ja siis sõidame edasi Adelaide'i. Kas see pesumasin jäi kinni kuskile või see tolmu? Ei, tolmuimeja läks tagasi. Siin robot tolmuimeja, kellel on paim tööle, kui me läksime õue. Ja siis panustasime, et kas ta jääb kuskil kinni või ei jäänud. Ühesõnaga, jah, vaatame, mis täna veel teeme. Aga muidu meil on jah plaan iga päev ikkagi käia veits linnas ka, no mingid põhikohad läbi, mida tahaks Melpsis nagu näha. Ja siis vaatame edasi. Vaatame, mis saab. No nii, räsitud ja väsinud.
aga ma mõtlesin, et kuna mul siin asjad juba kõik vedelevad, siis ma näitan käbe ära, et mis mina ostsin. Ühesõnaga siuksed Converse papud, siis siukse beeži kõrge kaalusega pusa, ülimõnusad need soonikud ja all on see kumm ka veel, ülimõnsa. Ja siis siukse leopardi jaki, täiega numpsu, täpselt sobib selle pusaga. Siis ostsin sõrmuuse, just näete ka või? Nagu siukse. Ja siis ostsin 2 käekettiga. Üks on siuke, hästi bling-bling ja teine on siuke samade nende selle ristikeinaga nagu seegi. Ja jah, aga rohkem vist ei olnudki. Siuke väike shopping, siuksed veits vajalikumad asjad. Nii et jah, nüüd oleme kodus tagasi ja hakkame süüa tegema, teeme nachosid või takosid või midagi siukest. Ja siis teeme vist filmi ikka, sest ega kõik on suht väsinud sellest tänasest tripimisest. Vaatame, mis toimub. Siin on neljas. Mis sa tüütad? What's up? Sudoku! See on reklaam. Pane mingi äge laul siis siia. Freestylers! Ühesõnaga, tõmbame otsad kokku tänaseks. Ja sa selle nurga alt filmida mul kotte on näha. Väga snäga. 3. päev meilt siis, või täispikkadest päevadest teine või? No teine päev, ütleme nii. Tulime kõndima, käime mingites parkides ja selles botaanikaaias. Ja siin on ikka täiega sügis juba. Ma kohe näitan teile. Oleks praegu autolle jäänud. Näe, siin ikka full sügis. Aga muidu ma ütleks, et linnapilt on täiega siuke okei. Hästi rahulik, hästi mõnus, nagu ülis chill linn on. Nii et vaatab, mis täna teeme ja vaatab, kas õhtul flippi ka jõuab. Aga mingi plaan nagu oli. Nii et George 5. Peata onu. Need on mässivad kummipuud. See on nii suur. Mega suur kummipuu. Mul on sööd juba rohkem meie männi moodi. Väga ilus park on siin. Me jõudmas mingisuguse maja juurde. Ja väga ilus. Väga numps. Jõudnud kuulsa, mis selle nimi oli? Shrine of Remembrance. Yes. Ja siin ülesse vist saab ka. Ühesõnaga, lähen vaatama, mis see endast kujutab. Tunnen ennast väga turistina.
oleme jõudnud teisele poole. Tagaküljele. Väga ilus. Kuidas hindad botaanikaeda? Ei ole veel piisavalt palju näinud. Olgu. Täitsa lumps on. Aga väga sügisene ikkagi. Kollaseid lehti on väga palju. Nii, kuidas kommenteerime? Äge. Istume hetkel bambusest kupli sees. Bambuspingi peal. Bambuspingi peal. Aga see on tõesti väga nunnu koht. Täiega vibes. Ja meil on mega hea ilm ka täna muidugi. Täna on mingi... Väga suve. Ja päike paistab. Väga mõnus. Le Grand Chickens. Teame, et need ei ole kanad. Aga siin on neid maaru palju. Nii, kõnnime nüüd koju ja siis teeme väikse lõuna ja puhkame ja paneme õhtuseks plaanid paika. Näitan teile veits liinapilti ka, siis praegu on hästi rahulik. Siin on hästi lahedad trammid. Näete, praegu on ka tramm siin. Muidu on siuke väga mõnus, nagu väga mõnus linn on. Mulle väga meeldib. Hästi mõnusa vibe'iga. Hästi kodune ka millegi pärast. Kus lähme? Õue. Lähme õue mängima. Vaatame. Päris kluppi ei lähe. Aga lähme kuskile sööma ja vaatame, mis saab. Me jõudsime Chinatowni. Päriselt ütled või? Elu parim elu. McDonald's paripingil. Ei ole siis. Me oleme lihtsalt kesklinnas ja ei läinud sööma hiinakasse. Oleme jõudnud ACDC tänavale. Siin Melpsis on ülipopid need kunstitänavad. Ja see on meil mingi 3. praegu. Aga noh, suht cool. Tulin mingisse hiinakasse sööma. Näeb täiega lahe välja. Käisime katedraalis. Kuidas oli katedraal? Ilus. Ilus? Aga olen ilusamaid näinud. Ei jah, selles mõttes küll. Ja nüüd sammume tagasi kodu poole. No nii, me jõudsime nüüd koju ja teeme väikse pausi ja siis õhtul lähme sinna Crown kasiinosse ja vist nagu õhtust sööma ja siis seal peaks olema mingid ööklubid ja asjad. Ühesõnaga, lähme vaatame, mis toimub. Ja jah, siuke cozy olemine on nüüd. Mõnsa.
hakkasin sättima, et välja minna. Kõik teised veel lugelevad ja reaalselt ma ei ole lihtsalt mitte üheski vannitoas näinud nii halba pimedat valgust, et ma pean enda flashi kasutama, et ma näeksin ka midagi. Sest siin tõesti väga pimedad tuled. Nii et ühesõnaga teeb õhtuks korda ja siis liigume ka sinni ja siis teine mürakaru on siin, kes ei tule voodist välja. Nii et ühesõnaga ta lihtsalt ei ole nõus tulema püsti ja hakkama ennast kord tegema ja ta lihtsalt scrollib, vaatab TikTok'i raudselt. Ja et plätu praegu muud jälle. Ühesõnaga tõesti lootusetu juhtum. Eile siin kõik tahtsid hullult peole minna. Sa näed siin, kui sa lähed... Siin vapsi FaceTime itakse. Tõesti uskumatu. Ja niimoodi siin siis peab üksinda välja jõudma. Ühesõnaga, vaatame kaugel me jõuame siit nüüd. Kas me üldse kuskil jõuame? Äranes. Lihtsalt puhtalt selle pärast, et inimesed ei käinud nii palju välja. Vähem liiklust, mida iganes muud asjad. Kasiinitiirud! Läksime järjekorda. Järjekord on nagu homset poleks ja hädasti oli vaja tulla siia peole. Kes oli see, kes oli lähme klumpi ja nüüd on nagu järjekord on nii pikk. Nagu järjekord on homsesse päeva, okei. See ongi, me oleme fucking kesklinnas. Kuuled seda õnts. Okei, me vaatame, kas me saame tuppuga sinna. Ma tahan koju minna. Koju ei saa minna, sest mingi paari elu käib. No, you're not you. He's so quiet. Siis piletit ette ei osta. Tulime kinno, piletit ei küsitud, kõndisime saali sisse. Ei tea isegi, kus on õige saal. Siis kuskil mingeid mul kinokava ei ole. Ühesõnaga, huvitav kogemus. Saalid on iidamast, aadamast. Siuke, et... Uuel. Nii, me käisime vaatamas Prada 2. Ja kuidas on muljed? Saame kultuurišokki. See kino experience on siin nii teistsugune. Esiteks, ise popcorni valida ei saa. Maitsainet panna ei saa. Ise ei olegi maitsainet. Jooki ise valada ei saa ja skämmata. Jättisemasinat ei ole. Kassast tellid. Me ostsime netist piletid ette ära. Läksime koha peale ja lihtsalt kõndisime saali sisse. Keegi ei kontrolli. Nagu ma võin minna lambist kõndida saali sisse, istud maha. Et ma ei tea, mis film seal hakkab, aga seal saalis hakkab, aga lähed inimeste järgi. Ja, sest mingid nagu infotahvleid või sükastesse nagu meil, et iga saali ees on see infotahvel. Et mis seal jooksma hakkab? Et mis jooksma hakkab ja mis kell see jooksma hakkab. 0. Siin ei ole mitte midagi ja jooksnud kinokava ka kuskil ei ole. Nagu täiesti 0. Lähme siit üle. Nagu, ühesõnaga, see oli täielik kultuurishokk meile. Tulen auto. Ja mis veel? Film ise. Nagu... Mis sa ütleks filmi kohta? Oli okei. Jaa, ta oli nagu okei. Ta ei olnud nagu halb, aga ta ei olnud ka nagu nii hea, et sa oled nagu sillas sellest. Seal olid mingid head plot-twistid ja nagu näitlejad olid ikka head. Aga veits cringe oli. See kirjutamine tundus veits cringe. Jaa, nagu veits cringe oli kohati. Aga ühesõnaga väga veider. Kogemus oli see üleüldiselt. Ja. Nagu... Ja popcorn oli üles olatud. Ja popcorn oli üles olatud.
ja jook sai nii ruttu otsa, aga see oli suur jook. Sa jõid nii palju. Mul oli räige jook ja pool joogi enne filmi algusele. Türa need kuradi reklaamid oli mingi pool tundi. Ja 25 minutit olid ainult reklaamid. Mul ei mäleta, et Eestis oleks nii kaua olnud. Istusin 10 minutit. Seda reaalselt, me mõtlesin, et me jäämegi neid reklaame vaatama lihtsalt. Nagu reaalselt. Käsimees ära ma panen kinni. Tulime Melpsi muuseumisse ja alustame ajaloost. Täna on esmaspäev ja nüüd on meil siuke kultuurne päev. Nii et vaatame, mis saab. Laps läks juba mängima. Nii, me tulime nüüd muuseumist ära ja lähme vaatame seda kurikuulsat raamatukogu, kus kõik käivad. Ja siis lähme Chinatowni ilmselt sööma, sest et tegelikult 2 kohta, kuhu me tahtsime täna minna, on kinni. Ehk siis me ei tea, kas me nagu lähme homme või me ei lähe üldse. Vaata, mis saab. Kõik nad olevad. Tulime tattoo stuudiosse. Anneli teeb endale tatuuga. Milline mulle sobiks? Vaatame, kaua läheb. Kas see realistlik või see Chicano? Näita kala. Oda. Tehtud. Jäin magama peaaegu. Ühesõnaga, nüüd lähme koju. Mis asja? Jäin magama peaaegu nagu ikka. Täiega, ta on kuidagi nii hele või nagu võrreldes teistega. Hästi siuke õrn. Eenem joon on. Ja, ma mõtlesingi. Oli näha kohe. Ühesõnaga, me lähme nüüd koju ära. Nii. Ühesõnaga, me käisime vaatamas Michael Jacksoni filmi teist õhtut juba järjest kinos. Ja see oli mega hea. Me oleme sillas. Ei pidanud pettuma, üldse ei pidanud pettuma. Me olime väga sillas sellest. Ja pärast tuleb teine film ka. Ja me ei teadnud. Ja nagu reaalselt see oli nagu tõesti. Ilmselt need vennad praegu täiega vaatasid. Ühesõnaga, jälle punane. Seda siis jätta. Rikkume uusi reegleid kogu aeg. Ühesõnaga, mega hea film oli ja aeg läks sitaks tuttu. Nagu, oh my god, see oli tõesti. Ütleme, et nagu mega suur võrdlus sellele, et Prada oli siuke meh, aga Jackson oli nagu maasikas. Mega hea film oli. Nii et ühesõnaga, soovitame vaatama minna, kes veel näinud ei ole. Approod! Selleks ajaks, kui see vlog üles jõuab järgmine aasta, siis on kõik näinud. Ei ole ikka paari nädala pärast siin. Oink, okei. Davai, bye! Tere hommikust! Kuna me homme hakkame edasi liikuma ja oleme Melpsist ära, siis on vaja veits pakkida. Ja no asju on nii palju, sest et sai siin ju vahepeal shoppingul käidud. Ja ilm on täna siuke suht ok. No pigem on pilves. Ja tundub ühe. Vähemalt siit tuleb suht külm õhku. Aga no ega Tubannest siis meil iga päev on mingi maks 19 kraadi. Nii et suht sügis on siin juba. Ja ühesõnaga, vaikselt hakkame pakkima. Ja siis me pidime täna ühe kuuseka töökaaslased kokku saama, aga ta lend lükati edasi. Ta lendab Sydneyst Melpsi. Nii et ühesõnaga ma ei tea, kas me saame ta õhtul kokku või mitte. Nüüd vaatame. Võib-olla me lähme täna ka välja. Aga we'll see. Ühesõnaga, siuke mõnsa. Viimased
linnatiirud veel. Sa! Ühesõnaga, me käisime just, saime kokku Maalo ja ta sõbraga. Ja siis käisime 2 erinevas baaris ja nüüd tõttame kodu poole. Val on meie eks-töökaaslane Kuusepuukarvist. See intro on tehtud juba. Seda osa ma ei kuulnud. Ühesõnaga. Ja no me eriti kaua ei jaksanud olla. Niimoodi, et varakult kohe kella mingi 8:30 vist. Noh, homme peab siin sõitma ja peab veel pakkima ja värki. Aga täitsa mõnus oli. No praegu on ka juba siuke mõnus õhtune linn.